Kas pööripäeval Mölder leiab skalli ning kas tõde on kusagil olemas? Vandenõuanalüütikude suvepäevad 20. juuni Tartu kaasa raamustuju ja palju häid mõtteid. Üritame kogu perega tasuta. Head isemõtlevad Eestimaa inimesed. 20-22 juuni Vahemetsa talu Sellenurme külas Tartumaal. Vandenõuanalüütikute suvepäeval. Sündmus algus kell 3 päeval. Võtame kaasa rõõmsa tuju, palju häid mõtteid. Sündmus kogu perele tasuta. Tere taas, head saate kuulajad. Saates osalevad elektriinseneri õppejõud Andres Saukas ning saadet juhin mina, Maarja Maripuu. Tuntud sisulooja ja suunamudi on konservatiivne mõtiskleja ja uudisteportaali eesti.com toimetaja ning saatejuht. Tehnokrat alustab. Eelmine saade Tehnokrat 9 võeti hästi vastu. Samuti laekus palju küsimusi. Nii et jätkame tehnokraatlike uudistega ja proovime koos ka vastuseid leida. Inimesi huvitavad sõnad rohepööre ja punapööre. Siit ka siis esimesed küsimused. Kui palju on maailmas rohepööret ja punapööret teostavaid riike? Mille poolest nad erinevad? Teine küsimus oleks siis, et millisest riigist said alguse punapööre ja kommunism ja rohepööre? Ja kas punapöördel ja rohepöördel on ka ühiseid omadusi? Ja kolmas küsimus, kas maailmas on üldse kombeks punapöörajaid karistada? Palun, Andres. Tervist, mõistust ja tarkust Eesti rahvale. Küsimused on väga head ja vajalikud, sest inimesed vaatavad neid poliitikasaateid ühe nurga alt, aga tehnokraat, tema vaatab loodusseaduse alt. Punane, roheline, kommunism, fašism, natsism, paneme neid nimesid nii palju kui tahes ja liigumegi siis vaikselt mõtete juurde, aga ütlen teile ette kohe ära, et punapööre kui ka rohepööre on tulnud Saksamaalt. Esimene oli punapööre, Karl Marx kirjutas kommunismi tondist, kui te mäletate, 1867, 1885 ja 1894, 3 osas see kapitalist. Ja teine osa on just see energiapööre ehk rohepööre, mainiti esmakordselt 1980 Saksamaal jällegi. Ja nüüd siis teeme siis slaidid lahti, hakkame vaatama. Esimene küsimus, mis siin oli, et kui palju on neid rohepööreid ja teostavaid riike. Võtame siis olukorra lahti, näeme ise, kui palju on maailmas rohepööret ja punapööravaid teostavaid riike, mille poolest nad erinevad. Võtsin lahti selle lehekülje, kus räägitakse demokraatiast ja autokraatiast. Aga need ongi üks sama, kui te vaatate värve, kus on demokraatia tumeroheline, siis on heleroheline, läheb kollaseks, siis on natukene punane ja siis on päris punased. No, ja võtame ära, kas on demokraatia või sellest ja siis näeme. Ja lahti on lõigates, nad pöörduvad, vaadake, on päev ja öö on olemas, õhtu ja hommik on olemas. Ja võtame ära, kes tahab, et see päev oleks punane, punapöörde oma ja siis on öö on rohepööre või vastupidi. Aga vahepeal on ju kollane, nii õhtul kui hommikul. Nii et võtame näete ära, et kevade lõitest kasvab roheline õun. Kui seda süüa on kõht haige, praegu on see rohepööre, mis tahab meile ilusti selliseid teha pahandusi kokku. Ja siis edasi õun läheb kollaseks. Ja lõpuks punane peal, ta on söögikõlbulik valmis õun. Ja sööme ära ja siis tuleb jälle talv vahele, järgmine aasta hakkab sama trall, sama pidi jälle pihta. Ja rohepööre on alati enne punapööret, siis saabub jälle rohepööre ja pildilt näeme, millised riigid on momendil rohepöördes. Need on demokraatlikud, seal on kõik lubatud, kõik on ära ja ta on selline laialivalguv ühiskond, koos teda ei hoita, monarhia, kui see ütleme looja tuli,
pani siin platsi ära, siis ta jagas ära, andis kellelegi kuninga võimu. Mesilasperel on see kuningavõim siiamaani säilinud ja räägitakse sellist lugu, kui viimane mesilane sureb maa pealt ära, siis läheb inimkond ka. On sellel narratiivil nüüd mõtet, narratiiv nagu teame on välja mõeldud muinasjutt. Ja näete, punapöördes on autokraatlikud ja vastus on lihtsad. Autokraatlikud punased riigid muutuvad demokraatlikeks mõne aja pärast ja vastupidi. Nii et meil on siin käest võtta küll, me olime siin punapöördes, nüüd oleme rohepöördes ja mis te arvate siis mõtiskleda sellise loogikaga, liigume siis teisele poole suunas. Nii, ja lähme siis teise küsimuse juurde, kus see sai punapööre, kommunism ja rohepööre alguse ja kas on ühiseid omadusi. Näed, siin on ju olemas. Saate jälle vaadata ja kodulehekülg nendel siin kommunistkriimes, ise loete. Ja vaatame, et ajaloos teame, et revolutsioonid korduvad. Kommunistliku ideoloogia rajasid sakslased Karl Marx ja Friedrich Engels. Sotsialism pidi olema ettevalmistav etapp üleminekuks kommunistlikule ühiskonnakorraldus. Näete, see on välja mõeldud ära, et mis see kommunism on, siis kuidas ta hakkas tulema. Tuli kõigepealt kommunistlik terror, siis proletariaadi diktatuur, siis hakati tööstust arendama hooga, industrialiseerimine, kollektiviseerimine, kolhoosid kõik eraomand võeti ära, tehti kolhoosid ja siis prooviti ka kultuurirevolutsiooni teha. Igale poole pandi monumente püsti ja nii edasi. Ja näete, ajaloost näeme, et sotsialism jaotus Nõukogude Liidus omakorda 3 etapiks. Kõik need etapid tehti läbi ja saadeti 3 tükki, 4. ei tulnud. Esimene oli näete sotsialismi ülesehitamine 1918 kuni 1936 ja vaadake see number 36 ja 39, 36-ga lõppes see ära, et kõik need aktiivsed partorgid, tehaste kommunistlikud aktivistid läksid paragrahv 52 alla. Nad olid revolutsiooni reetjad, sõnaga kodumaa ja revolutsiooni reetjad ja neid hävitati, kui te vaatate ka neid pilte tollal ajal siis ja neid numbreid uurite natuke ajalugu, siis nemad olid esmajärjekorras ja põhjus oli lihtne, nad teadsid, kuidas see terror ja diktatuur hakkas, öösiti käidi järgi ja viidi inimesi ära. Kui endiste, näete, oli proletariaadi diktatuur, kui endiste ekspluataatorlike klasside liikmete kodanikuõigused olid piiratud. Näete, kulakud ja need kõik laagrites. Me räägime muidugi, et siin läksid Eestist, aga üle suure Nõukogude Liidu läksid ära. Ja nüüd mõelge Euroopa Liidu süsteemi, kas siin on sarnasust midagi. Ja siis teine punkt, näete, oli üles ehitatud sotsialism. Siis käis kõva ehitamine, andmine. Meil siin Eestisse tulid ka need elektrijaamad ja üle 33. oli Ameerikas suur depressioon, nimetati see suur näljaaeg, kus olisid paljud General Electricu insenerid ja tehased tulid Nõukogude ja Venemaale appi ehitama, tööstust arendama ja need grupid ja kõik need hilisemad tööstusriigid, ka Saksamaa. Ja näete, ehitati 1977. Siis see kongress tuli vahele, ütles, et nüüd on meil välja arenenud sotsialism 77-91, mis tähendas, et üldrahvalik riigi ja Nõukogude rahva loomine. Näete, et rahvused kadusid ära alguses, kui Lenin pani, ta andis ukaasid ja kõik välja, Läti, Leedu, Eesti ja Poska ja kõik see rahudekreedid, mis meil siin tulid, aga näete, siis oli juba programm, et peaks olema koos, millest pidi ühte sulama, et senised rahvused. Ja näete, toll punane süsteem tähendab inimeste suur ekspluateerimine. Ja mõelge nüüd maailmas, millised need punariigid on, suur ekspluateerimine.
ma ei hakka ette ütlema, proovige jälle läbi mõelda, sest nägite kaardi peal, kus oli punane ja mis oli roheline. Ja vaadake, nüüd võtame siis rohepöördeid. On ka küsitud, kas rohepöördeid on ka olnud. Näete, ajalugu teab 4. Esimene oli 1840, kui biokütused, need väiksed küttepuu, süsi, mindi kivisööle üle. Algus 1840 oli 5%, keskajal ka põletati ahjudes kivisütt Inglismaal igal pool, kus need tööstusriigid olid. Ja 1900. aastal oli juba pool, oli kivisüsi tossas igal pool, 50%. Siis vaadati, et see kivisööga nii palju tossu tuleb ja et vaja teha teine rohepööre, nõnda nimetatud R-pööre. Tõsteti nafta, siis õpiti tegema nafta põletusi, pihustid ja katlaid, nafta omasid masuud, ka vahepeal dekaverrid, igasugused katlad. Ja näete, 1915 naftat oli vähe, kivisüsi veel läks, üleminek oli 3%, näete, 1975 saadi 45%. Teine pööre toimus ära. Kolmas, näete, tuli gaas, et see on juba selline kergem fraktsioon, kergem ära vedada, hea torusse panna, teda saata ühest nurgast maailma nurgast teise nurka. Näete, 1930 ja 2017, kui need suured trassid olid valmis nii Ameerikas kui Euroopas, näete, gaasi mõnu läks 23% peale. Ja nüüd viimane, näete, see hullumeelsusvärk, mis kipub tagasi viima meie süsteemi praegu jälle esimestele kütustele tagasi, muud ei ole midagi. Aga ma arvan ikka seda, et mõistus võtab kätte ja pannakse ikka see tuuma, uraan 235 ja muud sellised asjad liikuma rahuotstarbeliselt, sest sellest väiksest rikastamisest seal 5% juures, mis see on, sellega juurde pauku küll mingil juhul ei tule. Ja tujab, saab ümber teha ja kasutada veel edasi neid kütuseid. Need on eraldi teemad. Ja näete, 4. oligi, millal toimus taastuvate elektriallikatele, tuule, päikese, loodete ja muude energiaallikatele 2017 oli 3%. Ja nüüd ei öelda midagi, paljud ütlevad, et neil on rohkem protsente, keegi ei ole neid kokku liitnud, Hispaanias peaaegu 100 ja nii edasi. Ja näete, sõna energiapööre kasutati esmakordselt 1980. aastal Saksamaa ökoloogia instituudi väljaandes doktor Patrick Reicheni sõnul me nimetame energiapöördeks Saksamaa energiavarustuse ümberkorraldamist, nafta, kivisöö, gaasi ja tuumaenergiast loobumist ja ning üleminekut taastuvatele energiaallikatele. Näed, sealt hakkas see suur sagin-ragin pihta. Ja võt, rohepöördel ongi ülikõrge usk taastuvatesse energiaallikatesse praegusel variandil. Need olid siis selline ühine omadus, et ühte ekspluateeriti inimesi, aga nüüd inimestel ei ole vaja ekspluateerida, nad jäävad külma või nii edasi. Nii et see teine küsimus on ka, näete, mitte midagi ei ole siin uut, kõik on rahulik, samamoodi läheb, mõtlesime, et nüüd tuli see rohepööre, ei ole, nüüd järgmine tuleb punapööre ja kuidas see hakkab pihta, see hakkab ikka suurematest riikidest ja näete, kui see puna- ja rohepööre tuli Saksamaalt, siis võite arvestada, et seal ta lülitub ringi, seal kandi poole pealt ja lüliti elektrikul on ju, kas on vool on lüliti sisse lülitatud või lülitame teisse asendisse, et see on välja lülitatud, aga muidugi üks variant on elektril veel, kes mäletab mootorite pool on reverse lüliti, aga seal oli ka 0 asend, kohe ei tohtinud minna teisse asendisse, see põletas mähised läbi.
tuli mootor seisma jätta ja lülitasid teisele poole lihtsalt mähiste täht ümber ja läks. Nii, ja kolmas küsimus, kas maailmas üldse kombeks on punapöörajaid karistada, vaatama, et seda on küsitud ka, aga ei ole ju. Ja ise teate, näete ise, mis karistused siin ikka käivad. Ja siis näete. Ja näete, saate sellelt koduleheküljelt ka jälle ilusti vastuseid ära ja näete, punapööraid ei ole karistatud all järgnevatel põhjustel. Ja need põhjused on lihtsad, on ka lahti löödud 4 põhjust. Nii et kui te vaatate, näete, esiteks 1945 aastal kapitoleerus sõjaliselt alistatud Saksamaa tingimusteta, mis lubas võitjatel mõista õigust kaotajate üle võitjate tingimustel. Võitjal on alati õigus ja see ei lähe üldse nüüd punapöörajate või rohepöörajate kapsaaeda. See võitja teeb siis kaotajad, mis tahab. Ja kui ei ole neid rahu- ja vahekohtuid, siis on need karistusliigid väga karmid ja koledad. Ja näete, Nõukogude Liit ja Idablokk lakkasid aastatel 1989 kuni 1991, mäletate, me saime ka vabaks, olemas sise- ja välispoliitiliste protsesside ja kokkulepete tulemusele. Läks laiali, lagunes ära see punapööre ja näete, punaselt on kirjutatud, mõelge seda, pidurdage seda pilti ja siis vaadake, ehkki enamikus riikides asendati kommunistliku partei diktatuur parlamentaarse demokraatiaga, ei tõmmatud selgelt joont vana ja uue vahele. Demokraatlike parlamentide ja valitsuste liikmetena jätkas suur hulk varasema kommunistliku eliidi liikmeid ja mitmes riigis valiti nad demokraatlikult, kuulete sõna, nii ilus sõna on, kõige kõrgemale riiklikele ametikohtadele. Ja näete, tuletage meil siin meelde, Mart Niklused ja sellised mehed, nad ei olnud nagu, ei saanud neid demokraatlikult valida ja nii edasi. Ja kes jätkasid teemat ja võimu, näete ise, ei ole Eesti erinev maailmast. Nii, teine punkt, näete, erinevalt natsionaalsotsialistliku Saksamaa juhtidest 1945. aastal oli kommunistlike režiimide kõige jõhramate ja massilimiste kuritegude algatajaid juhtivad täidesaatjad Nõukogude Liidu ja Idabloki lagunemise ajaks surnud. Näete, selleks ajaks 90, kui see kõik süsteem lagunes, olid surnud, aga sees, kui tehti 1-0 nende vangilaagritega, siis see ei lähe rahvusvahelisse normi, ta ei lähe ja ta oli nagu siseriiklik karistusviis. Ja väiksemad käsutäitjad on muidugi paljudes riikides süüdi mõistetud. Nii, kolmandaks, mis pärast ei karistatud, need suurt karistust ei ole, need maailmas on suur toetus seisukohal. Vaadake nüüd, mõelge, kas see on ikka ka või on jälle vale. Mina arvan, see on siin, kõik on olemas, et kommunismi idee oli, ja ma ütlen ka, on õilsam kui natsismi idee. No, rahvused, neid ei ole vaja, sest on vaja ju kõik need pagulased ja kõik kohale tulla, segamini lüüa, näete. Ning kommunistlike režiimide miljonites ohvrites on süüdi ennekõike ideed kuritarvitatud Stalin ning tema lähikondlased Nõukogude Liidus ja satelliidid Ida-Euroopas. Näete, siin olidki need Stasi või valitsus Saksa demokraatlikus vabariigis nõnda nimetatud. Mitte aga kommunistlik ideoloogia. Ja seda väljendab ka näiteks, vaadake, ma kontrollige, 23. august maailmas. Nimetus paljudes riikides, ta ei ole kahe sõnaga, mitte natsismi ja kommunismi, vaid natsismi ja stalinismi ohvrite mälestuspäev. Näete, eraldi stalinist tuli sisse.
Tema on ainukene süüdlane nendes kuritegudes, mis siin maailmas on, suured genotsiidid ja suured hukkamised teises maailmasõjas, rahvamassid kõik kadusid. Näete, siin on lihtsalt, see on pandud sisse, ei ole ka karistust. Ja neljandaks, näete, vahempoolsed totalitaarsed ideoloogiad on pärast teist maailmasõda nautinud suurt toetust Nõukogude Liidu rolli ja suure vereohvri tõttu Hitleri Saksamaa ja Jaapani purustamisel ning alistatud maade rahvaste vabastamisel. Ja näete, lõpus sellesama koduleheküljel ütleb ka, et õiguslikus tähenduses ei ole olemas natsistlikke ja kommunistlikke kuritegusid. Väga lihtne. Nii et igasugused need vilekoti asjad, mis kapi otsa jäid ja millised mehed neid tegid, need asju, need ei ole üldse mingi kuritegu. Nii, lähme siis lõpetame selle kokku ära, näite nüüd ise, et milline see värk on ja mõelge, kus me seda rohelist punast pööret ka näeme, seda me näeme liikluses kõige paremini, roheline punane ja öösel, kui inimesed magavad, vaadake, kollane jääb sähvima ja loomadel ja lindudel ei ole sellest pööretena värvidest mingit tolku. Nii et selle küsimuse need 3 tükki sai nagu vastatud. Ja aitäh sulle, Andres, aga mida sina arvad? No kui ma vaatan praegu maailmas toimuvat ja üldse Eestis toimuvat, siis Eesti on ka niisuguse revolutsioonilise eelseisundis, et Harri Raudvere ikka ütleb, et revolutsiooni on vaja, et nagu Lenini revolutsiooniteooria oli, et kui revolutsiooni ei tee, siis ülejäänud on vaimne onanism, et mis sina arvad, kas praegu need poliitilised ja rahvaorganisatsioonid ja liikumised, mis Eestis on käima lükatud, kas nad suudavad hoida vägivaldse revolutsiooni ära ja samas meil elu läheb paremaks ja nii. Mis sa arvad? No selle kohta, näete, siin eespool oli see tõestusmaterjal, kõik asi see kordu. Revolutsiooni ei ole väiksel riigil mõtet teha. See on lihtne näide. Tuleb vaadata natukene eemale, sest mida me saame teha näiteks, kui me oleme pisikene põrinev sääsk elevandile. Teda ammustada või teda lüüa või võtame siis omas mõõdus selle suure, nagu ütleme, kurikaga ikka kätte või nii edasi ära. Või siis see rahvaarv, et nüüd me valmistume sõjaks ja teeme neid, ostame neid granaate või neid pomme igasuguseid. Sõja kohta on praegu näete ära, kui hakkas tulema see film, mäletate, oli ka selline droonide sõda tuli sisse, oli siin mõned, ma ei tea, paarkümmend aastat tagasi ulmefilm, aga nüüd see on, need droonid on nõrga teega pandud droonide sõda, sellest piisab. Ja neid valmistab see robot nii ruttu neid kiipe ja värkidega ja see ongi see, et meil neid suuri sõjavägesid tanke, mis vahepeal sohu ära uppuvad, neid ei ole siin kandis vaja enam, see sõjasüsteem on teine. Ja kui ma käisin ka Kroonus, siis näidati ka sellised asja, on magnetrelvad olid seal 70-ndatel olemas ja nii edasi, igasugused vaakumrelvad, mis lõpetab ära, jätab hooned ära, aga inimene kukub seal ümber ja see on nüüd revolutsiooni väiksel ei ole mõtet teha, see on see ära. Praegu näete ise, mis siin Eestis on, et meie suured juhid, nõnda nimetatud valitud sinna ja muu valimissüsteemidega, mida nad teevad tegelikult. Nad lihtsalt, kui võtame koera süsteemi, nad ainult väiksed lähvimised augud on. Ja suur loom või suur koer, see vaatab peal, kui näete, kui nad lähevad, kes saavad tänaval kusagil kokku väike ja suur on 2 peremeest on omavahel, ühel ütleb, see peremehel ütleb ära, ole vait, sellele suurele seedi välja. Teist võid kamandada seal nii palju kui tahad,
ja paneb põrinaga edasi. Ja selles suhtes, et meil on vaja ainult diplomaatia, aga et kuidas välja tulla sellest olukorrast praegu ongi, me peame panema kogu rõhu mille peale. Meid on vähe, sellepärast ma olengi soovinud siin rahvale mõistust ja tarkust. Vot need on kaks sellist põhiasja. Oled väike arv koguses, aga sa oled tark, sa ei lähe oma käega, ei lähe kuuma ahju seda luuki või seda punast ahjurauda puutuma. Aga rumal läheb lolli, ma teen ära, põletas käe ära, siis ta mädaneb ja nii edasi. Nii et olukord on ära, me peame siin saama asjale pihta ja ütleme, need saated, me siin kahekesti teeme praegult, ongi selle peale, et seda mõistust, tarkust tuleks ja need näidised, mis siit tulevad, need on ajaloolised ju kõik. Ja ajalugu võib ussutada siin punamonumentidega, kui tahate. Ja nagu Stanislav Leks ütleski nalja poolest, et kui te neid monumente lõhute, neid on kogu aeg lõhutud, on ninad peast ära löödud, vaadake neid vanu Kreeka kujutise Varnas, ma käisin vaatamas, kahju, ilusad näod on puruks löödud, ninad on puruks löödud just ja nii edasi, käed on maha raiutud, puruks löödud otsas, need olid ju kõik olemas tollal, kui see jumala värgid tehti. Ja mis sellega saavutati? Mitte midagi ei ole saavutatud. Ja nagu Stanislav Leks ütles, kui te lõhute neid monumente, siis vähemalt alused jätke alles, tuleb järgmine peale. Nii et kordame seda ajalugu. Nii et mina ütlen niimoodi ära, et ärme kiirusta, me saame kõik asjad paika. Ja ma olen väga kindel praegu, et me võime rääkida siin tehnilise poole peal, et see saarkatsed ja 50 hertsi ja seda on nii lihtne hoida. Me ei ole, me võime, kui tahame hoida ennast, siis me peaksimegi olema alalisvoolu peal üldse, me oleme nii väiksed jupid siin meil ära. Aga kui me tahame ka teistele nagu müüa, siis me peame ikka võtma selle kõrval oleva mehe või selle ka ligi. Ja vanasõna nagu Konfutsius ütleb, väga hästi ütleb sellised sõnad, et sõpru ja vaenlasi saame ise valida, aga naaber on meilt Jumala poolt või looja poolt. Ükskõik, on see naaber teil kodus kusagil üle õue või on ta riigina naaber. Tehke või tina, kuidas tahagi jooge ennast või lapikuks, ta jääb ikka paigal. Ja vot, ega siin ongi, nii et ärge muretsege, me saame hakkama. Ja põhiline, hoiame oma keelt ja katsume pedagooge ka aidata ja õpime ja vaatame ajalugu, võtame rahu sisse, nagu ütleb Karlsson, rahu, ikka rahu. Just täpselt, Andres, nõustun sinuga täiesti. Aga siinkohal lähekski edasi siis veel 2 küsimusega. Kas on ka mõni uudis Norrast, mis pidurdab rohepöörajate tegevusi taastuva energeetika alal? Kas ka mingit uudist USA-st meretuulikute kohta? Jah, palun. Nii, need on lihtsamad juba tehnokraatlikud küsimused ja näete, siin võime nutta või naerda, aga asjad toimuvad ikka nii, nagu nad peavad minema. Kord on ühtepidi ja kord on teistpidi ja küll on rohepööre, küll on punapööre, nii et mõelge neid asju ära, need vahelduvad nii nagu öö kui päev. Ja need küsimus ongi, kas on mõni uudis Norrast, mis pidurdab rohepöörade tegevust taastuva energeetikala. Paneme siis suurema pildi käima, et on hea lihtne vastata. Nii, ja ongi nüüd selline uudis, näete 3. aprill, aga ärme mitte kunagi mõtelge, et see on nüüd möödanik või midagi edasini läinud. Ei ole, sellepärast aeg on konstantne, tehke mis tahate, hommik õhtu, suvi talv, need vahelduvad. Vastavalt aegadega võite pikendada, hääletada nii palju tahate, et oleks suvi meil siin 5 kuud ja talve oleks 2 nädalat, ükskõik millise ministeeriumi teete. Ei tule välja, ta on ikkagi paigas siinsel merelisel kliimal, külmal, on ikka
pööripäevast pööripäevane ja läheb teinekord üle ühtepidi ja teistpidi. Ja näete Norra uudis, mis siin on. Võtame selle lahti, see on päris huvitav uudis. Norra ei taha enam olla Saksamaa ja Euroopa Liidu avarii energiageneraator. Valitsev euroskeptiline Keskerakond aktsepteeris isegi valitsuskoalitsiooni lagunemist. Ilmselt ei taha norralased enam oma tegelikult odava elektri eest kallist hinda maksta. Ainuüksi seetõttu, et Saksamaa on oma katastroofilise energiapöörde tõttu saanud elektrienergia netoimportija. Näete, ta ostab. Norral ja Euroopa vaikival suurjõul on kõrini. Riik on aastakümneid toetanud mandri energiaeksperimente. Vaikne päästja hädaajal, kui Saksa tuuleturbiinid seisid ja päikesepaneelid udusse vajusid. Näete, see on hea öelda, et udu ja pilved tulid peale, ei tule nii palju kui tahad, ei tea palju tuleb. Aga nüüd lööb Oslo ukse kinni. See on käega katsutav mäss energiapoliitika vastu, mis on Norra taandanud rahaallikaks. Näete, Norra enam ei taha sellega tegutseda ja näed tume madal seis. Kui Saksamaa unistuses saab Norra koore. Draama mõistmiseks on vaja 2 saksakeelset sõna, mis Norras kõlavad ilmselt nüüdseks needusena. Näete, nad ei taha kuulda midagi. Energiavende, eks energiapööre, rohepööre ja dunkelflaute, tume tuulevaikus. Energiapööre, Saksamaa katastroofiline projekt on sulgenud tuumaelektrijaamad, need on 33 tükki oli, need on kõik kinni ja pumbanud miljardid tuule- ja päikeseenergias. Allikatesse, mis on sama usaldusväärsed ja stabiilsed kui ilm ise. Näete, ütleb, ilm on päris hea. Meil kliimaministeerium võib-olla vahetab ilma seal vahepeal. Ma ei tea, kuidas nad teevad. Ja siis sünge madalseis. Need sünged talvepäevad, mil ei paista päike ega tuul, pole enam. Pole energiat, pole ka plaani B, välja arvatud Norras. Nad niimoodi kirjutavad, et see on plaan. Teine plaan ei ole puudu. Nii, kui Saksamaa külmub, lülitub see Norra hüdroelektrijaamades. Berliin eeldab, et tuled jäävad põlema. Kirjutab Jävere Plass. Näed, Plass kirjutas selle tsitaadi kõik ära, et meil ei ole seda teist plaani olemas, mida oleks vaja teha. Oma teravas kommentaaris Bloombergile. Ja see kõik elamine, põlemine on Norra kujul. Ja numbrid räägivad enda eest. Nüüd kuulake, vaadake. Lõuna-Norras tõusid elektrienergia hulgi hinnad aastatel 2023-2024 eelmise kümnendiga võrreldes üle 50%. Nii, Norra rahvas ei taha maksta. See on otsene tagajärjed ekspordile, mis toetab Saksamaa raskustes olevat energiasiirde protsess. Samal ajal kui Saksa leibkonnad saavad kasu subsideeritud hindadest, maksavad selle eest hinda norralased. See ei ole kaubandus, see on rohelise näoga ekspluateerimine. Näete, kui ilusti ütleb siin ära. Sakslastele makstakse peale subsiidiumitega, aga norralased, kes lasevad seda välja, ähivad seal taga ja toodavad seda elektrit nii hüdro kui tuuma või selle gaasijaamadega, on hädas. Näete, ja siis kirjutavadki, et mitte ei ole päris roheline see, millest me rääkisime, rohepööre või punapööre, aga siin tuleb rohelise näoga mehikene sisse juba. Ja võt see on otse nüüd võetud see uudis, nii et mõtislege, et mis toimub sügisel. See on aprillikuu värk ja siin Oslo nende Keskerakond räägib, valitsev Keskerakond. Ja teine asi, mõelge, mis riigi kord Norras on. Vanasti ikka öeldi, et kui ikka Norra kunn midagi ütleb, siis ikka midagi toimub. No ja näete ise, mis on siis Norrast, et hakkab lahti lühendama.
suvelda võib anda, aga talvel, kui ka oma rahval läheb üles ja siis maksku need subsiidiumid ja need Saksamaalt otse Norra rahvale, Norra inimestele kui ka Saksla inimestele ja vaadake, kas siis saab sellist lollust pikalt pidada, kui kõigile ainult maksad ja endale midagi ei jää. Nii et teine, see on selle kohta nüüd kõik. Lähme nüüd järgmise juurde veel edasi, liigume sellega ära, siin on need, ja see Norra pilt läheb edasi, meil on siin teine pool ka, et selgitusega näete, siis on kaabel, mis murdis kannatus, on ka pealkirjas. Riikidevahelised $1 elektriühendused, vaadake, meil ka tehakse siin neid elektriühendust, jälle parandatakse. Pannakse jälle kilomeeter vahele, seda uus Estlink 2 võiks ju panna see kõik täiskaabli, see ära oleks ka lihtsam. Ühest otsast teisi ei ole vaja neid kaabli paranduslaevugi võtta, üks sõidab ühest otsast teise ja paneb maha, on odavam igal juhul. Ma olen ise kaablit pannud küll ja ma olen ise selle Estlink 1 Eesti poolse otsa kuni Kiisani jalgsi läbi käinud, sai projekti teha kunagi elektriehituse elektrivõrkudes AS, kui olin seal tootmisjuht ja nii edasi. Nii, see on vahemärkuseks ja näete, siin on siis õuduse ühendamine, poliitilise õuduse oli mõeldud Euroopa ühendamiseks ja hindade silumiseks. Vaata siin ütleb, sakslane ütleb hindade silumiseks, aga meie ütleme hindade vähendamine. Tähendab, meil on hindade vähendamine, tähendab on hindade tõus. Vaat nii, meil on siis see vähendamine on teise positiivse, negatiivse märgiga. Vaadake, kui hakkas see sõda seal in Ukraina vahel, siis oli see rünnak oli negatiivne mõnel poolel. Ja võt siin meil kasutame ka hinnad, kui meil ikka on vaja rohkem maksta, siis see on negatiivne hinnalangus. Need 2 miinust annavad ju plussi, teate ju seda matemaatikast. Ja näete nüüd, selle asem tegid Norras puhvri Saksamaa ebaõnnestumise puhuks, kui euroskeptiline Keskerakond hiljuti loobus oma toetustest uutele energiareeglitele, 4. puhta energiapakett, näete, ei annagi juurde, kukkus valitsus kokku. See oli ootamatu üllatus, mis andis Norrale esimese vähemusvalitsuse 25 aasta jooksul. Olete kuulnud sellistes poliitilistes liigutustes, näed, vähemusvalitsus tuleb ja meil on ka võimalik ju igasuguseid vähemusi teha, kui mehed õiged kokku saavad ja ära. See ei ole raevuhoog, rõhutab jälle Plass, vaid selge signaal. Norra ei ole enam Euroopa avariienergiageneraator. Järgmised valimised, näete, on 8. septembril. Vaadake, meil kisub ka sinna poole ja mõned uued tegijad on ka tulekul, tugevad, võib-olla nad ühinevad, võtavad kampa. Ikka neid ära, et ei ole neid vanad ripakil olevad, kes kuulavad ära, nii nagu siin on vaja revolutsiooni teha. Võt revolutsiooni saabki teha, näete, isegi vähemuses, kui ainult võtad ikka pahanduse poisist kõrvast kinni ja paned nurka seisma ja see ei ole koolipoisi ahistamine, vaid ta on mehistumise esimene värk, et kui natuke tundis kipitust ja ta ei nuta ja ei oiga, võt see näitab ikka mehe väärikuse ära, et ta krigistab hambaid küll, aga ta ei nuta ja ei hakka vastu, sai oma viast aru. Nii. Ja arvete õienduseks näete 8. septembril ja Norra pole ainus. Rootsi lükkas hiljuti tagasi järjekordse Saksamaa kaabeltelevisiooni taotluse ja Suurbritannia oli juba varem tagasi lükanud. Isegi Prantsusmaal, Austrias, Kreekas kasvab rahulolematus selle ühepoolse sõltuvusega. Näete, meil ei räägita midagi, väiksed Kreeka poisid ka ütlevad midagi. Harmoonilise Euroopa elektrituru visioon on murenemas ja õigustatud. Seda räägib seesamane Blass. Ja roheline silmakirjalikkus kivisüsi tuumaenergia asemel. Näete, iroonia on kibe. Just need riigid, kes Norrat päästerõngana kuritarvitavad. Jälle Blass räägib. Näete, mees julgeb rääkida. Ju ta on korralik keskerakondlik konservatiiv. Ta näeb, et lollistega ei tasu tegeleda ja kuna Norra on ikka kunniriik, nagu ma ütlesin, kuningriik, tarvitavad on need, kes oma roheliste eesmärkide
osas kõige hääletamad hääletavad. Saksamaa ennast kliimapioneeriks kuulutanud, no ta võibki pioneeriks olla, komsomolidel ei tasu astuda. Sulges oma tuumajaamad enneaegselt ja seejärel uuesti kivisööle üle minna. Räpane, aga saadaval, on Kivises ütleb. Berliin peab tagama, et tal oleks piisavalt omaenda võimsust, hoiatab Plass, mis tähendab sööküttel töötavate elektrijaamade töös hoidmist plaanitust kauem. Skandaal, mis paljastub ennast kliimapäästjateks kuulutavate inimeste silmakirjalikkus. Nad jutlustavad, nad ei ütle jutustamist, aga jutlustamisest, jätkusuutlikkusest, aga elavad teiste energiast. Vaata, kui söön teise ära, nii nagu Väike Peeter ja Suur Peeter, ära kõigepealt sööme sinu leivakoti tühjaks ja siis vaatab igaüks pärast, kes kus mis saab. Norra seevastu, mis tänu hüdroelektrile ja väga usaldusväärselt toodab üht Euroopa puhtamaid energiat, saab oma efektiivsuse pärast karistada. Nähte, kodanikud maksavad mandri kõrgemaid elektrihindu, kuigi nende riik ekspordib rohkem elektrit kui tarbib. Päris tähendab efektiivsus madalamaid hindu. Kõigile selgitas Plass. Aga poliitikas tähendab see madalamaid hindu ainult omaenda valijatele. Saksa leibkonnad teenivad kasumit, Norra pered veritsevad. Absurd, mis on lõpuks põhjamaalaste kannatuse piiri ületanud. Näete, me võime ka nagu põhjamaaline olla või mitte. Nii, ja siis liigume siis edasi. Selle punktiga veel. Ja näete, jõudsime nüüd siis teise küsimuse peale, kas on ka mingit uudist USA's meretuulikute kohta, näete? Ameerika kohta. Jällegi ei ole võimalik ellu viia ulatuslikku avamere tuuleprojekti USA Atlandi ookeani rannikul pärast seda, kus Shell oli investorina juba tagasi tõmbunud, otsustas ka keskkonna apellatsioonikohus projekti vastus. Üks põhjus on ebapiisavad õhukvaliteedi mudelid. Näete, et siin on narratiiv on sees, et need õhukvaliteet ja muud pöörlevad kuidagi imelikult ja nii edasi, nii edasi. New Jersey ranniku lähedal asuv tuulepark Atlantic Shore South sai ränga hoobi. USA keskagentuuri EPA ülioluline õhusaaste luba lükati tagasi. Bloomberg teatab selles oma raportis, need saate kõik vaadata, näete sellest Report 24, lähete seal jutu peale oma raport, avab kõik ära. Lõuna-Jersist umbes 2,7 miili kaugusel asuv avamere tuulepark, mis pidi tootma 200 turbiiniga 2,8 gigavatti elektrit, seisab nüüd silmitsi ebakindla tulevikuga. Eriti huvitav on see, et vaid paar nädalat varem oli president Donald Trump projekti teravalt kritiseerinud ja nõudnud selle lõpetamist. EPA keskkonnaalase apellatsiooni kohtu otsus tehti pärast kodanikualgatuse Save LBG apellatsiooni. Nagu Bloomberg kirjutab, oli agentuur kritiseerinud vigaseid analüüse, sealhulgas ebapiisavaid õhukvaliteedi mudeleid. Kohus rahuldas nõude ja tagastas ametiasutusele loa, mis oli antud vähem kui 6 kuud varem. LBG aseesimees Bob Stern ütles Bloombergile, et see näitab avalikustamise puudumist ning esitatavad teaduse ja matemaatikat, mis iseloomustanud teesitaotlusi ja heakskiite. Ja selle asja vastu on ka, näete, Trump on samuti vastu otseselt. Projekt, mis algselt toetasid Shell ja EDF prantslased, oli juba tagasilöögi saanud. Shell loobus, kirjutas maha peaaegu $1 miljard, et natukene viskas minema. Ja meil nagu kirjutatakse või niimoodi suures laias või meedias kirjutatakse, et valitsus läks ja leidis jälle
kusagilt raha, näete siit saab, sellepärast et Shell kaotas $1 miljard, selle saab siis omale kusagilt leida. Loobus omakapitalipartnerina osalesemist, ettevõtte pressiesindaja kinnitas lahkumist, lisateavet esitamata. Olukord on nüüd veelgi keerulisem ülejäänud partnerite jaoks, kuna EPPO otsus loob pretsedendi noorem Trumpi administratsiooni ajal. Admin töötab. Pärast ameti asumist 2025. aasta jaanuaris on Trump külmutanud avamere tuuleparkide lubade väljastamise protsess. Aruandes rõhutatakse, et see otsus on kõige julgem hoop tuulepargi vastu pärast Trumpi ameti asumist. Seejärel valitsuse reale meetmetele, mille eesmärk on aeglustada ettearvamatut taastuvenergiate laienemist. EPPA ise oli algselt loa andnud, kuid pidi nüüd tunnistama, et õhukvaliteedi testid ei vastanud standardid. Agentuuri pressiesindaja ütles, et nad hindavad dokumenti uuesti, kuid ei täpsustanud ajakava. Näete siin, kuidas ütleb, õhukvaliteet on kehva, sellepärast ei tohi teha ja ongi kogu lugu. Jälle välja mõeldud rahulikult ja nii edasi. Aga sisu on teine, aga teisest sisust ei saa aru, et see tuulepark ei tooda midagi, ta ei ole see, aga siis kui ütled teistpidi nendele rohepööratele, õhk on kehva, siis ta jääb mõtlema, sest tal teaduslikku poolt ei ole, mille üle toetab. Ja näete, vastupanu pole ju lõppude lõpuks mõttetu, kohalikel elanikel on võtmeroll, kohalike elanike rühmitus Seivelgi protesteeris turbiinide vastu, kuna need ohustasid loodust ja elukvaliteeti. Nad väitsid, et mõju õhu- ja mereökosüsteemidele ei ole piisavalt uuritud. Nende visadus tasus end ära ja näitab, et kohalik vastupanu võib midagi muuta. Siin on asjad ka näitavad, Nursipalus ka, kui natuke rohkem liigutada, mõjub küll. Vot see ongi see, nagu eelmine küsimus oli, et mingi revolutsioon teha, see ongi selline rahulik revolutsioon, mida tegi Indira Gandhi isa, tegi kunagi seal Indias. Passiivne revolutsioon ja nii edasi. Atlantic Spruce Code kavandati lipulaeva projektina, mis sillutaks teed edaspidisele avamere tuuleparkidele. Nüüd on see sümboolselt Trumpi energiapoliitika libisevas voolus, 200 turbiini pidid varustama tuhandeid majapidamisi ebausaldusväärse tuuleenergiaga, need tuult on, kui on, siis saad, kui ei ole, ei ole. Nii, kuid ilma loota seda ei juhtu. Ülejäänud suurtootaja EDF, see on prantslane, pole veel avalikult kommentaare andnud, kuid valdkonna siseringi liikmed kahtlustavad, et ettevõtte otsib nüüd võimalusi projekti päästmiseks või loobub sellest. Nii, valik on selle poole pealt kõik olemas. Nii, me tõmbame kokku, näete ise praegusel variandil, kuidas Trump tegutseb meretuuleparkidega. Nii et meil on ka siin, nagu Saaremaa juures tahetakse teha, peaks sellele uudisele ikka sellest kinni võtma, kahe käega näitama ette ja seisma rahvamassiga vastu, sest ärimehel on oluline see raha kuhugile maha panna ja ehitada ja vot see ongi see pool. Nii et minu poolt on kõik praegu. Aitäh sulle, Andres. Ja, et sa võtsid oma ettekandes ette plaan B. Meie kuulajatele, vaatajatele tahan ka siis öelda, et Andre Roos siis mind kutsus plaan B-sse ja üritame siis selle plaan B erakonnana üks hetk ära registreerida ja KOV-valimistele samuti vastu minna. Aga praegu me tõsiselt ootame ja siis meiega liitujaid. Ehk siis plaan B erakonnana me üritame Eestis ära hoida nii-öelda selle vägivaldse revolutsiooni, samuti oleme täielikult rahu poolt. Ja mis on veel hästi oluline, et Eesti ainsaks relvaks on diplomaatia ja seda me rõhutame, et nagu meie saateski Andres Saukas ütleb, et meil on vaja tarkust ja mõistust, et see on meie relv. Aga aitäh
head kuulajad ja vaatajad, järgmise korrani. aitäh. Meil on Eestile plaan B.